Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Välistund. Maailm on nüüd kaubandussõdade keerises. Kas globaalne majandusküla pühitaksegi maamunalt? Kas riigid jagunevad edaspidi väiksematesse majandusplokkidesse või peab igaüks vaatama, kuidas ise hakkama saab? Kas Euroopa Liit suudab tollisõjas USA'le vastu hakata? Mis saab maailma rahandusest ja kuidas see mõjutab kõik Eestit? Sel teemadel arutlevad esmaspäevases välistunniseks rahandusministrid Martin Helme ja Mart Võrklaev. Saatejuht on Indrek Kiisler. Kuulake meid esmaspäeval kell 14.05. Vikerraadio. Välistund. Tere head kuulajad, maailma börsid vajuvad paanikahoogudes üha kiirenemas tempos, tollisõda on alanud ja keegi ei tea täpselt, mida toob homne päev. USA president Donald Trump on asunud kindla käega maailma majandust ümber korraldama ja seda just Ameerikale soodsamas suunas. Stuudios on mul kaks inimest, kes on istunud rahandusministri toolil. Tere tulemast, Martin Helme ja Mart Võrklaev. Tere. Alustame hästi lihtsalt. Martin Helme. Mis praegu toimub? Toimub Trumpi valimislubaduste täitmine, kui hästi lihtsalt öelda. Seda Trump lubas ja seda ta teeb. Ja kui võtta niimoodi, ütleme siis suur vaade, mitte ühed või teise riigi kasu või kahju vaade, siis toimub süstemaatiline deglobaliseerimine. Ja loomulikult toimub see, mida Trumpi valimismaaga programm või siis teie Ameerika suureks programm lubas. Ameerika kõigepealt. See ei tähenda, et nad on isolatsionistid, aga see tähendab, et Ameerika huvid kõigepealt. Ja üle tuleb rõhutada kogu, kui me siin täna ka praegu hakkame neid asju arutama, et tuleb üle rõhutada see, et Trump ei käivitanud tollisõda, vaid hakkas selles sõjas lõpuks võitlema, sest et Ameerika suhtes on kõik teised suured majandusalad, eelkõige muide Euroopa Liit, aga ka Hiina ja teised suured majandusalad pikalt hoidnud väga kõrgeid kaitsetolle ja ameeriklased tegid nüüd vastu. Ja kusjuures tegid poole võrra väiksemad või madalamad, kui näiteks ütleme Euroopaga võrrelda. Nii et Trumpi siis nii-öelda järgmise etapi eesmärk on sundida teisi tollidest taganema. Aga selle protsessi sinnani välja jõudmiseks on loomulikult vaja kõigepealt läbi käia päris valusad kuud, ma arvan. Mis veel lisaks tuleb öelda on see, et Ameerika rahandusseis ja majandusseis põhimõtteliselt dikteerisid selle, et midagi väga jõulist on vaja ette võtta. Ameerika eelarve defitsiit, eriti Bideni ajal, on täielikult käest ära läinud. Nende riigi võlg kasvab kiiremini kui Eestil ja see, mida ta praegu teeb, on balansseerib eelarvet ja balansseerib väliskaubandusdefitsiiti. Samaaegselt toob riiki tagasi investeeringud
ja toob riiki tagasi investeeringuid just nimelt tootmisse, millega siis ta saavutab, ta lööb õige mitu kärbest korraga, ühesõnaga ta kavatseb alandada maksude siis alandamisest tekkiva riigieelarve puudujäägi kavatseb tasakaalustada tollidega. Võib-olla see ei tule päris sama summa välja, aga teisest otsast, eks ole, on Elon Musk oma kärbetega. Nii et ta annab tohutu arengutõuka Ameerika majandusele maksude alandamise näol, investeeringute näol, tootmise kasvu näol ja me näeme reaalmajandusest, me näeme seda, kuidas Ameerikas tööhõive kasvab, palgad kasvavad, sest immigrante saadetakse välja, madalapalgalisi immigrante saadetakse välja. Investeeringud, tellimused, reaalsed tellimused tootmisvõimsustesse kasvavad. Nii et juba mõne kuuga me näeme, et see tema majanduspoliitika iseenesest märgid näitavad, et liigub õiges suunas. Loomulikult see ei käi kergelt. Üks asi veel, eks ole, ta saavutab sellega ütleme siis praeguse situatsiooni käigus me seda ei näe, sest et see kõik on väga värske ja kõik on ka väga hüplik või volatiilne, aga ta kaks asja ta tahab veel ära saavutada. Esiteks ta tahab saavutada dollari odavnemise. Praegu tõsi küll, dollar on läinud kallimaks, aga ma arvan, et see on ajutine. Ja teiseks ta tahab saavutada võlakirjaturgudel intressi odavnemise ja selle ta saavutabki selle kaudu, et nii-öelda investeeringud voolavad Ameerikasse ja see loomulikult siis see raha, mis Ameerikasse voolab, otsib sihukest turvalist parkimiskohta, see on riigivõlg. Riigivõla hind läheb selle võrra allapoole ja juba ongi läinud allapoole. See on väga oluline Trumpi jaoks. Mart Võrklaev, mis toimub? Nii ilus pilt see muidugi pole, et Trump tõesti oma valimislubadusi tundub, et täidab, aga see, kas nüüd selline kaubandussõda, kõrgemad tollid selle õnne õuele kellegile toovad, et mina julgen arvata, et pigem ei too, sellepärast et sellega kaasneb nüüd korralik siis tolli nii-öelda sõda, maksude tõus, USA oma käigud, ehk et USA hinnad tõusevad, kui tehakse vastukäigud. Euroopas praegu arutatakse, Hiina teatas, et tõstab samamoodi tolle, siis kaubad lähevad mõlemal pool kallimaks. Me COVID-i ajal oleme näinud, kui hinnad kiiresti tõuseb inflatsioon, kokkuvõttes inflatsiooni pidurdamiseks. Ka juba ju nii keskpank on öelnud meil, ilmselt ka USAs, kui me praegu oleme saanud liikuda, et keskpank alandab intresse, siis kui inflatsioon tõuseb, peab ta hakkama uuesti intressi tõstma. Ehk lähevad laenud just kallimaks, mitte odavamaks. Ehk me kahjuks, mina kardan küll, näeme teistsugust efekti ja tegelikult on ju just see vabakaubandus toonud läänemaailmale ja selline koostöö majanduskasvu, majandusarengu. Igaüks oma nurgas toimetades kindlasti paremat tulemust seal ei saavuta. Minu teada on ka USA tööhõive suhteliselt kõrge, ehk et töötuid on seal vähe. Et ka USA ei hakka tootma kõiki siis tooteid ise, et siin kõlas ka mingi ütlus, et USA inimestele meeldib kanda Nike tosse, aga mitte neid ise toota, lihtsalt neid töökäsi seal nii palju ei ole ja nagu Martin ütleb, et võõrtööjõudu saadetakse välja, lõpuks on sul tööjõupuudus ja kes meist seda odavat tööd teha tahab, pigem ei taha, tahetakse teha kõrgema lisandväärtusega tööd, saada kõrgemat palka. Ja siis tähendabki, et isegi kui keegi paneb sinna mingi potase tootmise või riidetööstuse püsti, siis on jälle hinnad kõrgemad. See, mis toimub aktsiaturgudel, on muidugi ehmatav, et võib öelda, et ikkagi veri on korralikult tänavatel, kõik kukub, kõik on tumepunases. Eks me vaatame, kaua see kestab, aga selgelt on turud ära ehmatatud ja mis see reedese seisuga vist oli, kirjutas, et 5 triljonit on juba aktsiaturgudel, eks ju, kaotatud, et samamoodi see on ka inimeste, investorite raha. Ja kui me toome siia juurde kogu selle julgeoleku konteksti, kus me tegelikult peaks aitama majandust kasvule nii Ameerika vaates kui Euroopa vaates ja me nüüd selle tollisõja tõttu kahjustame mõlema poole majandust, on meil vähem raha kaitsesse panna, see mõjutab omakorda meie kaitsevõimet ja kogu see ebastabiilsus sinna juurde, ehk et on ärevad ajad nii julgeoleku vaates, nüüd ka majanduslikus vaates uuesti ja ka Eesti Pank on öelnud juba, et kuigi Eestil otseselt on USA-ga kaubandussuhted võrdlemisi väiksed, seal kuskil
vist 4%, aga Saksamaa ja siis Põhjamaadega, kes on meie suuremad kaubanduspartnerid, et neil on omakorda siis USA-ga tihe kaubanduspartnerlus, et siis ka meie majandus kindlasti sellest pihta võib saada. Hinnatakse siin, et kui Euroopa vastumeetmeid ei tee, siis kuskil 0,3%, kui teeb vastumeetmed, siis kuni 0,5% SKP-st. Et igal juhul majandus hakkab taastuma, nüüd sellest tollisõjast kahjuks ta pigem saab pihta. USA rahandusminister Scott Bessent on kõike muud kui asjatundmatu ja rumal inimene. Ta on töötanud, kui me vaatame tema CV-d, siis ta on ju töötanud koos George Sorosega, et Briti naela kukutada. Ta on olnud üliedukas fondijuht ja loeb majandusajalugu praegu Yale'i ülikoolis ja põhimõtteliselt sama võib öelda ka Donald Trumpi majandusnõuniku Steve Mirani kohta, et nad on inimesed, kelle kohta ei saa öelda, et nad on asjatundmatud. Aga katsuks siis hästi nagu kirjeldada Martin Helme, milline see plaan on hästi lihtsalt samm-sammult, et praegu on kehtestatud tollid praktiliselt kõikidele maailma riikidele. Mis sellele nüüd järgneb? Mis meil nüüd on ees? Ees on läbirääkimised, kõik riigid üritavad praegu võtta ühendust Valgemajaga, et saada siis neile kehtestatud tolle allapoole, et hakkavad toimuma sellised läbirääkimised või kuidas see asi nüüd edasi liigub? No siin on mitte asi, ma tahtsin Mart Võrklaeva natuke siin nagu parandada, et inflatsioon ja hinnatõus ei ole üks ja sama asi, et eriti kui me koroona või Covidi ajaga siin võrdleme, et inflatsioon ikkagi nii Euroopas kui Ameerikas on peamiselt selle tagajärg, et trükiti lihtsalt raha. Ja rahatrükk teeb raha odavamaks, aga hinnatõus ei tähenda, et raha on odavamaks läinud, vaid tähendab, et mingi kaubagrupp on mingil põhjusel läinudki kallimaks. Kas on talle pandud tollid peale või ta on kättesaadavus on vähenenud, nõudlus suurenenud, mida me ju koroona ajal nägime ka, et mingid tootmisahelad jooksid kokku. Teine asi on, mis sa räägid, et siin turud on vastu maad või finantsturud, jah, aga seesama Scott Bessent, kellest just praegu sa Indrek rääkisid, tõi välja statistika Ameerikas, et 10% inimesi, 10% ameeriklasi omab 88% aktsiaturgudest, 88%. Järgmised 40% inimesi omab 12% ja järgmised 50% ameeriklastest on võlgades, ei oma mitte midagi. Ja vaata see, mida siin ka Võrklaev meile rääkis, on selline aastakümneid kestnud neoliberaalne ideoloogia. Et me ei pea ise Nike botaseid tootma, las mingisugused väikesed kollased nobedad sõrmed kusagil Aasias toodavad neid, meie teeme siis lisandväärtusega majandust, aga see praktikas ei ole nii välja kukkunud. Et see praktikas on ikkagi niimoodi välja kukkunud, et finantsturud kogu aeg kasvavad, need, kellel on finantsvarasid, nendel lähevad kogu aeg rikkamaks, muuhulgas ka tänu rahatrükile. Ja see keskklass on jäänud kogu aeg vaesemaks, et kui me võtame siin mingeid objektiivseid mõõdikuid sellest, kui palju näiteks noor inimene oma palga eest saab lubada endale kinnisvara soetamist, siis see on aastakümneid läinud, need pilt on läinud koledamaks, eks ole. Sa pead järjest suuremat pikemaaegset laenu võtma, et üldse endale see 2 või 3 toaline korter, sellel on näiteks väga ränk tagajärg olnud iibele. Et praktikas me näeme, kuidas need kõige globaliseerunumad riigid, et seal toimub selline ühiskondliku kokkuleppe laguneme, keskklass kogu aeg jääb vaesemaks, see väike ülemkiht, mis on eelkõige seotud finantsmaailmaga, saab rikkamaks ja meile kogu aeg jutlustatakse, kuidas muu moodi ei olegi võimalik ja see on ainus variant ja siit edasi me muudkui lähemegi rikkuse poole. Trump ütleb, et see ei ole töötanud keskmise ameeriklase jaoks ja ma teen selle kõik ümber ja see ongi nüüd see põhiiva. Ma küsin kõrvalt vahele, kas teie arvates on Donald Trump selline klassikaline revolutsionäär siis, kes võtab ära vara ja rikkuse nende käest, kes on seda nagu kogunud ja kelle kätte see on kogunenud aastakümnete jooksul? See on kindlasti selle tulemus.
Selle tulemuseks on rikkuse ümberjagamine, või rikkuse ümber nihkumine. Ma ei ütleks, et ta seda vägisi jagab, aga ma ikka uuesti tahan ka öelda seda, et kui jälle Võrklaev ütleb, et Euroopa Liit hakkab oma tolli kehtestama. Euroopa Liidul olid keskelt läbi 39% tolle Ameerika kaupadele. Need tollid juba olid. Euroopa Liit on algusest saadik olnud tolliliit. Protektsionistlik, väga protektsionistlik tolliliit. Ja see oli umbes 10 korda kõrgemad tollid olid Euroopal Ameerika kaupadele kui Ameerikal Euroopa kaupadele. See oli väga asümmeetriline. Hiinas pilt on veel hullem, eks ole. Ja nüüd Trump paneb 20% tollid vastu ja Euroopa Liit hakkab siin mingit tollisõda pidama. Valge Maja sõnum kõigile ju on. Laske tollid nulli ja kõik tollid kaovad kohe. Et see on päris vabakaubandus. Millal me sinna jõuame, ma arvan, et nüüd vastuseks sinu küsimusele. Me jõuame sinna ilmselt pärast pikka, valusat, mõttetut ja kulukat kaubandussõda erinevates maailma osades. Vaadates nukralt pealt seda, kuidas Brüssel taab endale vastu rinda, kehtestab Saksa mingite sektorite, Prantsuse sektorite huvides meile kõigile siis sellised karistuslikud tollid suhetes ameeriklastega, me kõik jääme selle pärast kannatame. Ja vaatame kõrvalt, kuidas teistes riikides neid tollid tegelikult jupi haupa, kas või sektori kaupa maha võetakse. Näiteks Argentiina teatas, et nad asuvad läbirääkimistesse põllumajandustoodete tollide kaotamiseks. Iisrael lasi kohe kõik nulli ja sai vastu kohe 0 tollid. Et need riike, Valge Maja sõnul on üle 50 erineva riigi tänasel päeval, kes on asunud läbirääkimistesse, et tollikaitsed olid üldse ära kaotada. Ja kõrval on meil siis loomulikult Euroopa Liit, Hiina, teised riigid, kes lubavad siin eskaleerida seda tollisõda. Loomulikult me kaotame selle tollisõja tagajärjel kõik, aga kaotajaks on eelkõige antud, kui me räägime Euroopa kontekstist, on ikkagi eurooplased. Eurooplased on juba enda majanduse põhja ajanud seoses rohepöördega. Euroopa energia on oluliselt kallim kui Ameerikas. Eurooplased on ennast juba oluliselt kehvemasse majanduslikku olukorda pannud seoses ülereguleerimisega, metsiku bürokraatiaga. Ameerika liigub täpselt vastupidises suunas. Euroopa on juba praegu kõrgemalt maksustatud kui Ameerikas ollakse. Ja lisaks sellele Euroopa on veel rohkem sõltuvuses Hiina odavast kaubast, kui on tänasel päeval Ameerika. Nii et selles kontekstis Euroopal seisavad ees väga rasked majanduslikud ajad, mis kõik loomulikult teevad veelgi hullemaks seda, millega me praegu siin maadleme niigi kõik, eks ole, alates sellest julgeoleku aspektist ja inflatsioonist ja kõigest muust. Ja kui sa küsid jälle, et mis siis tulevikus saab, mina arvan, et see on ainult aja küsimus, kui nendes Euroopa riikides, kes ei saa kasu. Ma veel kordan üle, komisjon tegeleb Prantsusmaa ja Saksamaa majanduste kaitsmisega tollidega. Aga kuna algusest saadik on Euroopa Liit olnud tolliliit ja komisjon räägib kõigi riikide nimel üle, siis hispaanlased, itaallased, poolakad, erinevad teised suuremad majandused, ka Põhjamaad, kannatavad nende sakslaste ja prantslaste pärast. Ja varem või hiljem algab nendes riikides arutelu selle üle, kas meil tasub sellises Euroopa Liidus olla, kus meie maksame oma elujärjega kinni selle, et sakslaste põllumajandust või sakslaste mingit tööstusharu või prantslaste põllumajandust kaitstakse. Et see on kindlasti, siin on väga suured poliitilised tagajärjed ka. Mida Euroopa Liit peaks Mart Võrklaev praegus olukorras tegema? Tegelikult Euroopa Liit on ju öelnud, et nendele esmastele tollidele autod ja vist metallid, et mis 25% Euroopale seati, et minu teada täna, kas välisministrid vist arutavad kaubandusministrid neid vastusamme, ehk et Euroopa on ju võt suuna sinna, et vajadusel teatud sektorites kehtestada vastutolle, ehk et mitte olla siis nii-öelda see nõrk osapool, et lihtsalt USA dikteerib. Aga teisalt nad on ju öelnud, et me soovime läbi rääkida või võib see järjekord olla ka niipidi, et soovime läbi rääkida ja siis vajadusel reageerime. Ehk ma ise tahaks loota küll sellele, et nii USA poolt vaadates Trumpi poliitikat, kus ta enne võib-olla tegutseb väga jõuliselt või ütleb, et tegutseb ja tema stiil on, et siis tullakse läbi rääkima, lepitakse midagi kokku, et seda on ka varasemad käigud näidanud. Kas või ka tollidega nüüd, eks ju, Mehhiko ja Kanadaga seal nii see ju käis mõni aeg tagasi. Ehk lootus võiks olla see, et suudetakse siis kokku leppida, et mil määral need tollid tulevad, mida vähem neid on, ma arvan üldisele maailma kaubandusele seda parem,
et kuidas see täpselt kõik välja kukub. Eks me seda näeme, aga Martinil võib-olla siin mõned asjad, et kui sa ühe käega ütled, et see selline tollide panek, et iga riik ise toodab oma asjad ja peab hakkama saama, on nagu hea. Ja teisalt ütled, et need riigid, kes on nüüd saanud 0 siis tollide kokkuleppe, et nad on nagu õigesti käitunud, et siis peaks ära otsustama, et mis see Trumpi siis see lõplik soov on, et kas siis see, et olekski tollimaksud 0, vabakaubandus toimib või siis see nagu sa ise ütled, et on hea, et kõik töökohad liiguvad USA-sse tagasi, toodavad kõik ise ja proovid hakkama saada. Et siis peaks nagu selle tee on ju valima ja mis tarneahelaid puudutab, siis ega praegu ju ka nende tollide tõttu tegelikult need samad tarneahelad hakkavadki ju muutuma või kannatada saama nii nagu COVID ajal. Ehk et maailm ei toimi nii nagu ta toimis, mingid asjad lähevad kallimaks, mingid asjad enam ei saa liikuda ja sellel on mõju nii sellele riigile, kes neid ostab või nendele inimestele kui need, kes seda müüvad. Ehk ma ise julgeks arvata ja oleks tõesti seda meelt, et mida vabam see kaubandus meil on, ajalugu on näidanud, et see ikkagi rikkust ühiskonnale ja maailmamajandusele juurde toob. Ja, ma lihtsalt tahan üle öelda, et sa omistad mulle mingid seisukohti, mida ma ei ole öelnud. Ma uuesti tulen tagasi selle juurde, et aga tollid juba on. Euroopa on kehtestanud Ameerika kaupadele 10 korda kõrgemad tollid, kui on Ameerika kaupadel. Ja ameeriklased kehtestasid nüüd poole sellest. Ehk siis tollid ju juba on. Ma arvan, see on kaubagrupiti, et kõigel ei ole, et USA pani nüüd, et kõigel ärme lähe liiga detailidesse, aga ma tahan seda öelda, et see jutt sellest, et me oleme kõik tollide vastased, on ju iseendale või kõigile valetamine. Ei ole. Tollid on tehtud ja nüüd ameeriklased, ütleme siis niimoodi, neutraliseerivad neid tolle omapoolselt. Ehk siis nad ei luba tumpida oma turule või nad ei luba kuritarvitada oma turgu. Ja selle peale siis Euroopa Liit läheb, eurooplased lähevad kõik marru, et vaadake, kujutage jultumust, et nad ei lubagi kuritarvitada oma turgu. Et nii ei saa ju jätkata. Seda Trump ütlebki, et te olete liugu lasnud. Nii sõbrad kui vaenlased on ameeriklaste najal liugu lasnud 50 aastat ja me lõpetame selle ära. Ja kui teile ei meeldi see, siis hakkame läbi rääkima, võtame tollid maha. Ja mina ei väida, et kõik riigid peavad kõike ise tootma. Me võime küll öelda, et ameeriklased tõenäoliselt on võimelised peaaegu, et kõike siin maailmas ise tootma, aga kõik riigid ei pea. Aga kui me ütleme seda, et aga näe, nüüd lähevad asjad kallimaks, sest et tulid tollid või võtame tollid maha ja igaüks konkureerib nii, nagu ta konkureerida oskab. Ja siis võiksid ju asjad jälle odavamaks minna, et vastupidi, mina näen küll, et tänased liberaalid on need, kellel jookseb juhe ikka täitsa kokku siin. Korraga nad räägivad vabakaubandusest ja siis, kui öeldakse, et aga võtame tollid maha, siis seda enam kuidagi ei saa teha. Et see on võlts retoorika. Ma läheks korraks ajalukku tagasi, et see miks Trump praegu käitub nii, nagu ta käitub, et me peaks vaatama hästi natukene ka tagasi. Et pärast teist maailmasõda lisaks mitmesugustele julgeolekulepetele, näiteks NATO loomisele, oli ka selline lepe nagu Bretton Woodsi lepe. Ehk siis Ameerika Ühendriigid oma liitlastele tegid soodustusi, et nad avasid oma turu. Me räägime siis eelkõige Lääne-Euroopast ja Jaapanist, avasid oma turu, tagasid selle leppega julgeoleku ja toona oli küll erisus võrreldes tänase päevaga, nimelt valuutakursid olid siis dollari suhtes fikseeritud. Praegu nad ju teatavasti ei ole. See süsteem funkas päris hästi Lääne-Euroopa poolt vaadates kuni 70. aastateni, siis ameeriklased loobusid dollaril puhul kulla alusest ja siis tuli uus ajastu, mille isaks oli kindlasti Ronald Reagan ja emaks oli Margaret Thatcher ehk tuli neoliberalismi ja vabaturu ajastu, kus ameeriklased käitusid niimoodi, et me tagame maailmas julgeolekut, oma sõpradel laseme müüa siin kaupu suhteliselt soodsalt, ise tolle ei kehtesta ja oli selline arvamus, et kuna maailm läheb läbi selle süsteemi rikkamaks, siis me oleme ise rohkem võitjad.
seda hakkasid ära kasutama mitmed riigid, nagu näiteks Hiina. Ja see kehtis ka kuni selle ajani, kui Hiina võeti WTO-sse maailma kaubandusorganisatsiooni. Ja kindlasti selles mõttes, ma ei taha rääkida Donald Trumpist, aga Ameerikas on olnud juba pikemat aega see tunne, et osa riike kasutab neid ära. Ja eelkõige siis mõeldes Hiinat, kus nagu meeletu tootmine on liikunud Ameerikast Hiinasse ja hiinlased müüvad siis nüüd neid kaupu ameeriklastele vastu. Et minu küsimuse mõte on see, et ilmselt me siin Euroopas suudame ameeriklastega kokku leppida. Aga mis saab Hiinast? See on nagu tegelikult kogu selle asja iva ju. Ja ma tegelikult tahan siin ise ka ühel hetkel jutuga sinna Hiinani jõuda, et meile Euroopas kangesti vahitakse oma naba ja me kaugemale ei näe Ukrainast ja maailma üldse ei näe, aga ameeriklaste jaoks, tänase Ameerika valitsuse jaoks ja tegelikult juba varasemate ameeriklaste valitsuse. Ikkagi Hiina on peamine peavalu, peamine konkurent ja just seesama nii-öelda lääne hemisfääri omavaheline kaubandus- ja rahandussuhete selline süsteem läks balansist välja 90-ndatel, kui hakati nii-öelda Hiinat integreerima siis globaalsesse majandusstruktuuri. Ja hiinlased ülimalt agressiivselt ja ülimalt jultunud võtetega tegelikult kuritarvitavad seda süsteemi alates sellest, et nad röövivad intellektuaalset omandit. Iga äridelegatsioon, kes Hiinas käib, teab, et neil kõik asjad on läbi puuritud ja läbi valgustatud ja ära kopeeritud. Ja lõpetades ka valuuta manipulatsiooniga ehk siis merkantiilse rahanduspoliitikaga. Ja nad on sellega tegelikult mitte ainult ameeriklastel, ka eurooplastel ikkagi tööstusel jalad alt löönud. Ja tänasel päeval oleme olukorra ees, kus ütleme siis Ameerika lenduritele, lahingust tulnud lenduritel peavalurohtu toodavad hiinlased. Et kui seal läheb nagu madinaks, siis on tõsine otsene sõnatus mõttes peavalu. Et see kaubandussõja ikkagi keskne eesmärk on ikkagi nii-öelda decoupling from China ehk Hiinast lahti lahutamine majanduslikus mõttes. Ja lõpetada ära see, et tegelikult ameeriklased annavad hiinlastele raha, kes siis laenavad selle ameeriklastele tagasi, et ameeriklased saaksid osta Hiinast kaupa odavalt. Et see süsteem lihtsalt ei tööta. Et see on see neoliberalistlik ilus idee, mis paberi peal ilus olla, praktikas näeb niimoodi välja ja ameeriklastel on sellest täiesti kõrini. Nii et ma arvan, et eurooplastega saadakse kokkuleppele, eurooplastel seisab ees kadunud kümnend, eelmise kümnendi otsa, sest eurooplased reageerivad praegusele olukorrale täpselt vastupidiselt sellele, mis oleks mõistlik ja ei lõpeta ka nähtavalt praegu ära seda oma hullumeelset rohepöörde jura. Nii et Euroopa majandusel läheb järjest halvemini, aga selles ei ole mõtet süüdistada Trumpi. Neid otsused tehakse ikka Euroopas endas. Aga Hiinaga on pikk vastasseis ees ja praeguse Trumpi administratsiooni ikkagi absoluutne kõige prioriteetsem poliitiline eesmärk on Hiina isoleerimine muust maailmast. Kas see on täielik naivism? Osa inimesi räägib ka sellest, et Ameerika hegemooniale vastuseismiseks me peaksime hoopis tihendama Euroopa Liidu ja Hiina suhteid? Ma siin nüüd pigem ikkagi kaldun Martiniga ühte meelt olema, et Hiina on, ma arvan, meie kõigi jaoks ikkagi mure ja probleem ehk et mitte ainult siis kaubanduse vaates, vaid tegelikult ka eeskätt julgeoleku vaates, sest me näeme, kes on Ukrainas toimuv minu meelest on Eestil ikkagi ülioluline, Martin. Ma ei vaidle selle vastu, aga maailm on suurem kui see. Ja, et on suurem, aga selles mõttes, et Eesti jaoks see, et Ukrainas ja Euroopas toimub sõda ja me näeme, mida Venemaa seal teeb. Venemaa on meie naabrid, seda kõik ei ole vähemalt üle korrata, aga seda tasub meeles pidada. Ja me näeme, et kes on Venemaa toetajad ja sõbrad seal ja Hiina üks nendest on ja samal ajal meie saadame raha Hiina, USA saadab raha Hiina, et me nii nagu oleme seadnud Venemaale sanktsioone, täna ikkagi me ju Hiinast kaupa ostame ja näeme, et kas või Hiina elektriautod, mis on ilmselt tugevalt Hiina riigi poolt doteeritud, tulevad siia ja samamoodi suudetakse soodsamat hinda pakkuda, võtab Euroopa tööstust ära
ja Euroopa raha liigub sinna ehk et ma arvan, et me siin peaksime küll liikuma pigem sinna poole, et noh, milles mulle tundub, et siin ruumis on ühine arusaam, et ikkagi USA on meie liitlane. Ja nüüd see tollisõda on lahti läinud, siin tuleb leida need kokkulepped, kompromissid. Mina loodan ka, et need tulevad ja et me saame ikkagi siin ühtses läänemaailmas koos liikuda. Et selline omavaheline sõdimine tegelikult nõrgestab ju mõlemat poolt, et me kindlasti USA-ga Euroopa ja Eesti on liitlased olnud ja mina tahaks küll loota, et see tugev liit jätkub. Asjaajamise stiil on muutunud, eks kõik osapooled peavad siin natukene kohanduma ja suutma asjades kokku leppida ja eks need sellised ärevad ja keerulised ajad panevad tegema, on raske teha võib-olla kaalutletud ja õigeid otsuseid, aga eks siin on kõigi huvides, et külma pead suudetakse hoida ja omavahel mõistlikke otsuseid ja kokkuleppeid teha. Kui suur mure on see, et tegelikult maailma kõige vaesemate riikide hulka kuuluvad Aasia riigid, seal kus on see kõige madalam ja odavam tootmine, ega siis väga paljusid asju, mida Made in China nime all müüakse, need ei ole tegelikult tehtud Hiinas. Need on tehtud Bangladeshis, Vietnamis, osaliselt ka Aafrikas, et nendes riikides, kus tootmist tõmmatakse kokku, igal juhul kas Trumpil, kas ta suudab jätkata sellisel kursil või ei suuda, seda me näeme aja jooksul, aga igal juhul juba selleks aastaks, järgmiseks aastaks tellimuste arv langeb, et see võib tuua sinna nagu sellise massilise vaesuse, senise süsteemi kokkuvarisemise ja 10 miljonid, kui mitte 100 miljonid inimesed hakkavad endal paremat elukohta otsima. No jah, siis tuleb jälle vaadata eeskuju mõttest Ameerika poole, et Trump on 2 kuuga likvideerinud immigratsioonikriisi. Kui Joe Bideni võimuloleku ajal ületas illegaalselt lõunapiiri ehk Mehhiko piiri seal suurusjärgus 150-160 000 inimest ühes kuus, siis veebruaris, kui Trumpi esimene täiskuu võimul oli neid inimesi 8000 ja märtsis oli neid alla selle 7000 midagi. Nii et ja samal ajal saadetakse illegaale kogu aeg riigist välja tuhandete kaupa päevas. Ja see tähendab seda, et see, mida me Euroopas näeme, kõik seisavad käed rüppes, vangutavad pead, et midagi teha ei ole, nad muudkui tulevad, et ei, nad tulevad sellepärast, et midagi ette ei võeta, et neid lastakse tulla, et neid ei saadeta tagasi ja et piiri ei kontrollita. See on puhas enda tekitatud kriis ja me saame seda nüüd erilise kindlusega väita, vaadates seda, et kui Ameerikas poliitiline otsus on piir kinni panna, illegaalid välja saata, mis siis, et neid on 10 miljoneid, siis nii lähebki. Selleks on riigil olemas kõik võimalused. Ja Euroopal täpselt samamoodi tuleb lihtsalt piiril korralik kontroll kehtestada, illegaalid välja saata ja see ei ole niimoodi, et nad tulevad siia. Neid on lastud siia. Nüüd muidugi küsimuse esimene pool, et mis siis juhtub nendes riikides, mis on ju sellest globaliseerumisest siiski tulu saanud. See on otseses mõttes, eks ole, rikkad lääne inimesed ostavad nende asju, see raha liigub sinna. Et lääne inimesed, lääne keskklass on selle tagajärjel vaesemaks jäänud, aga nemad on kindlasti rikkamaks läinud, et selles ei ole küll kahtlust ka. Aga eks siis peavad ka kuidagi kohanema, spetsialiseeruvad mingisugustele asjadele, mis seal on lihtsam teha või parem teha. Spetsialiseeruvad ikkagi väga paljudes nendes riikides on ju väga korralikud loodusressursid, eriti Aafrikas, mida ei toodeta, mida ei mõistlikult või niisuguses korralikus tööstuslikus mahus ei kaevandata. Me kõik oleme näinud neid pilte sellest, kuidas lapsed seal kusagil kollase värviga mülgastes kaevandavad seal mingeid mürgiseid metalle Aafrikas, et tegelikult tuleb see normaalselt tööle panna ja ka normaalselt. Muide, üks põhjus, miks Aafrika on vaene, on ju see, et Euroopa Liit kaitseb oma turgu ka Aafrikas kasvavate ütleme siis põllumajandussaaduste eest, mis Euroopas ei kasva. Euroopas ei kasva banaan, mis teed, Aafrikas kasvab. Aga seda turgu ka kaitstakse erinevatel põhjustel. Nii et kui seal laseks normaalselt põllumajandusel areneda,
siis oleks need riigid palju rikkamad. Nende riikide majandusprobleemide lahendamine ühest küljest ei ole ei Valge Maja ega ühegi Euroopa pealinna ülesanne, aga kindlasti tuleb siis silmas pidada seda, et seal tekib poliitiline ebastabiilsus. Hiina on selline riik, millel on väga palju väliskaubanduspartnereid ja 120 maailma riigi jaoks on Hiina väliskaubanduspartner number 1. See on meeletult tugev hoob, et Ameerika Ühendriigid jäävad kaugele maha. Ehk tegelikult me näeme, et see vastasseis. Hiinlastel on võimalus nüüd lükata käima ikkagi selline väga tugev Ameerika vastane liikumine üle kogu meie planeedi, et see kokkupõrge on paratamatult tulemas. Ja, no, selles küsimus... Anname Mart Võrklaevale ka sõna. Jah, eks kokkupõrge on tulemas ja see käibki ju mitmel rindel, et see käib kaubanduses, see käib julgeolekus, ka see eelmine küsimus, et mis siis nendes vähem arenenud riikides võib saada, et ega siin ongi ju raske dilemma, et võib ju just öelda, et nagu Martin ütleb, et kujundage oma elu ringi ja saage hakkama, aga see omakorda tekitab täiendavad julgeolekuriskid, sest kindlasti on olemas siis Hiina, kindlasti on olemas Venemaa, kes panevad õla alla, natukene investeerivad sinna ja koguvad nii-öelda oma maailmakorra toetuseks siis tuge, et selles mõttes see kaubanduse osa, kus ongi teatud tootmine viidud siis Euroopast välja, Ameerikast välja, siis need mitte nii jõukad maad, tootmine on seal, nemad saavad jõukamaks tööd, kaubandussuhted, et eks see ongi neid ju ka aidanud ja aitab ka edaspidi ja häda ongi ju ka Euroopas kusas see, et ega iga töö jaoks meil ei ole ka töökäsi. Et see on ka olnud see immigratsiooni üks põhjustest ehk, et me kõiki asju ei ole valmis ise tegema. Meil on vaja kas tööjõudu või siis see kaup mujalt sisse osta ja ilmselt see kahjuks ka enam lõplikult ei muutu, et ka meie näeme, meil on vananeb ühiskond, jah, me loomulikult tahaks, et sünniks rohkem lapsi, aga kõiki asju me ei suuda ise teha ja selleks meil on vaja siis kaubanduspartnereid ja samal ajal ka sellist kvalifitseeritud tööjõudu, et nii meil Eestis, Euroopas kui ka Ameerikas. Kas te näete, et me liigume ikkagi selgelt selliste majandusplokkide suunal, et tekib selline, ma ei tea, kas nüüd Ameerikaga koos tekib või ei teki, aga et Euroopa jääb nagu omaette, Hiina on omaette, Ameerika on omaette, India on kasvav suur piirkondlik võim, et ja nende omavaheline, nende plokkide vaheline kaubavahetus kaob ära. Et siin on ennustatud Bloombergi väitel, et Hiina ja Ameerika kaubavahetus lihtsalt soikub mingi hetkel. See ei ole päris võimalik. Ma arvan, et ka päris nii, et ta ei saa see kaubavahetus päris nagu katkeda, aga küll ma arvan, et me näeme igal tasemel mõnevõrra jah sellist nagu endasse tõmbumist, et kas või see sama, kui me võtame julgeolekus ja kõrvale. Et me saame aru, et teatud asju, kas siin väikses Eestis või Euroopas või Ameerikas, et me peame koha peal omama ja koha peal asjadega hakkama saama, et on see julgeolek, on see energeetika ja kokkuvõttes see kaubandus on osa sellest, et kas see on hea või halb, mõnevõrra sinna poole liikumine toimub. Meie jaoks minu meelest esmatähtis väikse riigi jaoks, kelle majandus on ka avatud, peab olema see, et me oma liitlastega suudaks seda ringi võimalikult laialdasena hoida, et see on Euroopa ja ka USA, et üksi meil on vähe teha. Nojah, seda energeetikat me muidugi ise hävitame suure usinusega siin kogu Euroopas ja Eestis esirinnas, et selles mõttes ma ütlen veel kord, et kuni Euroopa istub edasi oma täiesti sõgedatel ideoloogilistel plaanidel oma rohepöörete ja muude asjadega, siis ainult halvemaks saab minna. Aga mis puudutab näiteks selle Hiina teemaga veel. See, et Hiinal on kaubanduslikud suhted palju rohkemate riikidega, palju suuremas mahus kui Ameerikal, seda me näeme ju Panama juhtumi puhul, Gröönimaa juhtumi puhul, et ega see ei ole nii sama. Ei räägi Trump sellest, kuidas Panama tuleb tagasi võtta ja Gröönimaa tuleb üle võtta, et Hiina on ennast ebamõistlikult või ebaproportsionaalselt suurelt sinna ennast sisse investeerinud ja omab selle tõttu seal väga suurt kangi. Ja selle teine pool on, et hiinlased on tegelikult ennast üle investeerinud
see nende tee ja vöö või kuidas see iganes see nende suur investeerimisplaan, et nad on nii Aafrikasse kui Aasiasse kui Ladina-Ameerikasse igale poole teinud tohutu suuri investeeringuid, aga nad on tegelikult, need ei ole ju majanduslikult tasuvad investeeringud. Vähemalt mitte kõik. Ja nad ei ole võimelised seda üleval pidama, et Hiina eelarve probleem on tegelikult selline, millest ei räägita väga, aga mis on väga tõsine. Ka Hiinas on poliitilise stabiilsusega väga tõsiseid probleeme, sest seal käib väga-väga tõsine sisemine võimuvõitlus. Kui me nüüd räägime sellest Hiina mõjust majandusele, kes on ennast igale poole sisse investeerinud, siis ärme nagu ole naiivsed, ka see, mis praegu toimub turgudel, see turgude suur kukkumine. Ka see on poliitilise taustaga, poliitilise maiguga, et sellel on nagu selgelt näha mustrit. Ma tuletan meelde kõigile, mis toimus Inglismaal. Kui Liz Truss sai peaministriks ja siis käivitas oma nii-öelda majandusprogrammi, mille keskne osa oli maksulangetused. Ja selle peale siis nii-öelda turud jooksid seal pikali, põhimõtteliselt pensionifonde hakati pikali jooksma. Ja Liz Truss jõudis olla peaminister ainult 2 kuud. Nii et, aga tagant järgi tuvastati, et see oli organiseeritud. Et see oli turumanipulatsioon. Et oleks tal või Inglise parlamendil või konservatiividel närv vastu pidanud, oleks see jõnks läbi käinud, oleks olnud mõned päevad või mõned nädalad olnud turgudel hirmus mürgel ja siis ta oleks tagasi jonksu läinud. Trump kindlasti ei kaota närvi, selles osas me võime kindlad olla, nii et see praegu see, mis turgudel toimub, see on ajutine, siin ma ei kahtle hetkegi. Ja eraldi tuleb käsitleda jälle omakorda, eks ole, aktsiaturge ja võlaturgudel toimuv on täpselt see, mida Valge Maja tahab. Ja võlaturgudel toimuv, ehk siis see, et Ameerika võlaintress on läinud alla, on Ameerika eelarve vaatest palju suurem asi kui see, et mingite aktsiate hinnad, ma ei tea, siin Nasdaqid või asjad on alla läinud, et see on nagu kindlasti oluline, aga ma selle tööjõu asja kohta ütlen nii, et aga jälle see on niisugune globalistlik ideoloogiline kramp, et oi, meil ei ole omal tööjõude, vabandust, aga on meil siis vaja neid Woldi ja Bolti jalgratturaid siia kuskilt Aasia riikidest või ei ole. Me saame ise ka köögis süüa teha, me võime restorani minna, see lihtsalt maksab rohkem, kui me restorani läheme ja ei ole odav tööjõudu. Korraliku kokapalk, kui sa selle võtad Eestist, on suurem kui see, kui sa võtad kuskilt sealt, ma ei tea, Bangladeshist tood endale koka, eks ole. Ja lihtsalt siis on restoranis käimine kallim. See on see, mille kohta ma ütlesin enne, et hinnatõus ei ole sama asi, mis inflatsioon. Et kui asjadele tuleb õige hind, kui sa ei saagi endale lubada seda, et sul on odav tööjõud, siis mõned asjad jäävadki tegemata. Majandus kohaneb ümber ja muide, mis on selle tagajärg? Selle tagajärg on tootlikkuse hüppeline kasv majanduses. Tootlikkus on ainus asi, mis tegelikult ühiskonnas rikkust suurendab. Nii et see kõik läheb õiges suunas, kõik on suurepärane. Martin Helme arvab, et kõik läheb kõige paremini. Mart Võrklaev, teie kindlasti niimoodi ei arva, aga et mis saab Euroopa Liidust edasi selles mõttes, et surve on kindlasti väga suur nüüd ameeriklaste poolt. Et 27 liikmesriiki, huvid on väga erinevad, et tõepoolest Prantsusmaa, Saksamaa ja ka sektorite on huvid väga erinevad. Ja siis riigid on erinevad, et see surve pidada läbirääkimisi erinevalt aluselt on väga suur. Et kaua nagu seda suudetakse hoida nagu ühtses potis ja olla ühtsed? No ega pole mul seda klaaskuuli, mille pealt seda öelda, et seni on Euroopa ikkagi olulistes asjades suutnud omavahel kokku leppida. Tõsi, meie probleem on see, kas see on probleem, ühtepidi on see ka see demokraatia väärtus, et meid on nii palju, iga asi võtab aega, sest et me peame leidma ühise kokkuleppe. Kui vaadatagi nüüd, et Ameerika on ikkagi meie liitlane ja kindlasti mitte meie vaenlane, siis ka siit tänasest vestlusest Martiniga, et mina ütlen, et mõõdukas reaktsioon on ilmselt vajalik. Martin ütleb, et ei peaks midagi tegema, et tollid kohe alla laskma. Tolle laskma, alla hakata laskma. Et niipidi reageerida. Et ma arvan, et Euroopas saab see debatt olema umbes sarnane liikmesriigiti ja võib-olla see kompromiss lõpuks ongi see, et mingites sektorites Euroopa reageerib ja siis rakendab vastu tolle ja mingites kohtades siis ütleb, et okei, et meie ei vastu tolle ei tee, et USA tegi, meie ei tee, kaitseme sellega selles vaates oma turgu, et meie jaoks ei tõuse hinnad, aga ka siis kaubandusmahud USA-ga vähenevad, ehk et sünnib selline võib-olla mõistlik kompromiss ja sealt pealt on ka USA-ga võimalik kompromiss teha, mis minule natukene tekitab tegelikult muret siin juures,
kogu selle Euroopa kokkuleppimisega ja tähelepanuga on see, et tegelikult me siin paar nädalat tagasi oli kõige tugevamas fookuses Euroopa julgeolek, otsused julgeoleku vaates, kuidas Euroopa panustab Ukrainas, kuidas me oma kaitsekulutusi suurendame. Eesti jaoks on see märkimisväärne ja tugev huvi, et nii see, kui palju Euroopa Ukrainas panustab, aga ka see, kui palju Euroopa liigid oma kaitsekuludesse raha panevad. Nüüd on fookus läinud, iga hommik ärkame üles, vaatame, mis Trump on otsustanud, mida aktsiaturud teevad ja vaidleme tollide üle. Ehk et tegelikult minu meelest meie jaoks on ka mure see, et me fookus nihkub jälle kuskile teise kohta kui see, mis ma ütleks, et Eestil on kõige olulisem, ehk et julgeolek, see, et me liiguks nende programmidega edasi, et kas tuleb eelarveleegid ja lõdvendus ei tule, kas saame Euroopa vahendid kasutada julgeolekusse, ei saa, kas me võtame ühislaenu kaitsekulude kasvuks, sest et meie oleme siin otsuse ära teinud 5% kaitsekuludeks, aga et seda teeks ka Lõuna-Euroopa, et kui me tekitame seal liiga palju teisi teemasid juurde või need tekivad, siis see fookus ajub, et ma tooks ka selle vaate siia juurde, mis kindlasti Eesti vaates on ikkagi väga-väga oluline. Kolme asja korraga ei ole võimalik, et jätkame rohepööret, paneme 5% SKP-st kaitsesse ja siis peame kaubandussõda Ameerika Ühendriikidega. See lihtsalt ei ole võimalik. Me võime siin igasuguseid kiidukõnesid endale pidada ja vastu rinda taguda, aga hea kui ühe neist kolmest ära teeb. Aga ameeriklased on öelnud, et tõepoolest pärast teist maailmasõda nad sisuliselt ikkagi tasuta tagasid julgeolekut lääne-eurooplastele ja maailmas laiemalt oma liitlastele, aga nüüd ka rahandusminister Bessent oma kõnedes on rõhutanud, et julgeoleku eest tuleb hakata eraldi maksma. Ja seesama 5%, mida meie teeme, et seda peavad hakkama tegema kõik. Et kui te tahate, et me tagaksime teile julgeolekut, siis see on osa sellest tulevasest suurest kokkuleppest Euroopa ja Ameerika vahel. Et seal on veel palju muid komponente ka, et ei oleks mingeid sisemisi direktiive, ma ei tea, tervise eeskirju, millega tõrjutakse vastastikku kaupasid ja põllumajandustoodangut. Mis on muide see, mida Euroopa Liit on lubanud või ähvardanud, et nad ei hakka mitte tollidega vastama, vaid regulatsiooniga vastama, ütleme siin, ma ei tea, alates mingist tervise või ma ei tea, toote turvalisuse või ma ei tea, mis iganes neid Euroopa direktiive on ju 300 000 lehekülge. Aga seda tuleb ka ikkagi inimestele ära seletada, kus see 5% tuleb. Et see on ameeriklaste arvutus. Nemad nii-öelda panevad nii palju raha ja Euroopa võiks teist sama palju panna NATOs. Et nad kannavad pool NATOst, aga teine pool pange eurooplased. Ja kui sa selle siis nii-öelda kogu Euroopa Liidu SKP peale ära jagad, siis tulebki 5%. Et see on nii lihtne kirvega arvutus. Loomulikult Eesti, võib-olla Poola, veel mingid riigid siin Venemaa piiri peal teevadki selle 5% ära. Mitte mingil juhul, mitte mingisugust reaalset võimalust ka ei ole, et ma ei tea, Hispaania või Itaalia või Portugal selle 5% ära teevad. Lihtsalt ei tee. Ja sellisel juhul tasuks siin natukene nagu ette proovida stsenaariumeid mängida, et mis siis on tegelikult ameeriklaste motivatsioon. Kas nende motivatsioon ongi tegelikult see, et öelda, te ei teinud seda, te ei ole panustanud, ärge oodake meid siin NATO liitlasena appi. Et kas nad loovad praegu seda põhjendust, miks nad ei kavatse rohkem meie julgeolekusse panustada. Või nad päriselt tahavadki meid kloppida sinna, et pool panete, siis me tuleme appi ja siis on ka tegelikult, kui see pool panna, siis tõepoolest NATO on sõjalise võimsuse osas teinud nagu tõelise hüppe. Nii et see 5% ei ole laest võetud number. Kas see tähendab seda, et kui Hispaania, Portugal, Itaalia oma kaitsekulutusi ei tõsta või tõstavad need, ma ei tea, 2%, 2,5%, mida on selgelt vähe ja tegemist on ikkagi ju suurte riikidega, kes annavad sellesse üldisesse potti väga palju. Et siis muutub meil olulisemaks tegelikult kahepoolsed suhted. Hea näide on Soome president Stubb, kes käis Ameerika Ühendriikide presidendiga golfi mängimas ja kohtus, et meil sellised kahepoolsed suhted, et kui meie täidame 5%, siis on meie ülesanne ameeriklastele selgeks teha, et meie oleme oma töö julgeoleku tagamiseks ära teinud.
Jah, ja selles osas on see ju õigus, et Eesti täpselt seda teeb ja USA ja Eesti on liitlased ja see sõnum, mida me ka praegu oleme öelnud, täna hommikul just välisminister ka meil omavahelises kohtumis ütles, et seda USAs väga hinnatakse, et Eesti on 5% otsuse teinud, Eesti peale saab kindel olla ja USA siis on kinnitanud, et loomulikult NATO-le ta pühendub ja meie kaitsele pühendub, ehk et Eesti jaoks on kindlasti see debatt väga hea, et me Euroopas arutame, et ühiselt oma kaitsekulusid tõsta, sest meie võime tõsta siin selle 10, 20, 30% ka, võime kogu raha panna. Meil on ikkagi vaja liitlaseid ja Euroopa julgeolek on üldiselt laiemalt Euroopa probleem, mitte ainult Eesti asi. Aga meie saame olla siin teenäitajad oma eeskujuga ja see on ka meile oluline need kõrgemad kaitsekulud saavutada. Ja NATOs mina saan aru, et me praegu ikkagi räägime sellest, et üldiselt võiks see ühine kokkulepe olla vähemalt 3,5%, et kui ka ülejäänud Euroopa riigid sellele taha tulevad, on ka juba suur samm astutud, aga loomulikult siin piiri ääres me vajame rohkem ja see Stubi kohtumine just peaminister ka täna kinnitas, et meil on ja see on ka teada, et meil on soomlastega tihedad suhted, siis Põhjamaad, Poola, Baltikum, meil on ühtne löögirusikas, meid kuulatakse kaitseteemadel, me näitame siin eeskuju, panustame kaitsesse rohkem, ehk et jah, see on väga oluline olla ise eeskujuks, panustada kaitsesse ja siis läbi selle eeskuju olla ka nõudlik teiste suhtes ja selleks ma selle teemaga siin praegu tõstatasin, et kui me räägime siis tollidest, siis me samal ajal ei räägi nii intensiivselt ja suure tähelepanuga kaitsest, mis on ühine oluline kokkulepe, mis meil on vaja Euroopas saavutada ja leida tööriistad, et kõik siis ühiselt seda ka teeksid ja oleks ka lahendus nendele riikidele, kelle võlakoormus on suur, et võtta neil siis see argument ära, et me ei saa kaitsekulusid tõsta, sest meil on kõrge võlakoormuseks, et kuigi kokkuvõttes meie rahandussüsteemile kõrge võlakoormus ja suur defitsiit kindlasti hästi ei mõju, aga eks me peame siin hindama, mis on hetkel meie jaoks kõige olulisem ja julgeolek on seda kindlasti. Kui suur lootus on, et nafta hind jääb madalaks? Sest nafta hind on nüüd tõepoolest kukkunud koos börsidega, aga nafta hind ja börsid on liikunud suhteliselt nagu samas rütmis, et kui on lootused majanduskasvuks ja suuremale nafta tarbimisele, siis on ka nafta hind üles läinud. Nüüd. Nafta hind üldiselt nafta hind reageerib siiski sellele, mis on majanduse seis, et kas majanduses on nafta tarbimine kasvus, mis majanduskasvu faasis alati on ja kui majandus jahtub, siis nafta tarbimine või ütleme siis nafta ja gaas mõlemad, nende tarbimine väheneb ja sellisel juhul ka hind langeb, nii et kui mingid lühiajalised kõikumised segavad pilti, aga seda, kuhu poole läheb nafta hind, tuleb ikkagi peamiselt hinnata selle põhjal, kas me ootame, et maailma majandus jahtub või hakkab kasvama. Ja nüüd me oleme täpselt selles kohas, millest me alustasime, et Trumpi tollipoliitika on midagi palju rohkemat kui lihtsalt mingisugune tollipoliitika, see on maailma majanduse ümberkorraldamise poliitika, see on tõesti Bretton Woodsi ajastu täielik lõpp ja liigume tõepoolest sinna, et meil tekivad piirkondlikud regioonid, mis on teineteisest rohkem sõltumatud, teineteise rütmidega vähem sünkroonis kui varem on olnud. Ja see tähendab seda, et meil on mingid piirkonnad, mis võivad kasvus olla, näiteks Ameerika Ühendriigid ise ja meil on mingid piirkonnad, mis on languses. Mina arvan, et Euroopa majandus läheb langusesse. Mul on raske hinnata Hiinat, sest ükski statistika, mis Hiinast välja tuleb, ei ole tegelikult adekvaatne. Aga Hiinas on ka strukturaalselt väga tõsised majandusprobleemid. Nii et ja siis ongi küsimus selles, et kogu see asi nii-öelda ära tasandada või kokku võtta, et mida siis see globaalne majandus teeb. Aga nafta hind, ma arvan, hakkab alla minema ka ühel teisel põhjusel, et ameeriklased siiski on asunud massiliselt suurendama tootmist ja on juba praegu jõudnud eksportiva mahuni ja jätkavad seda eksportivat mahtu. Ta ei saa
ta ei saa teatud piirist allapoole minna, sest ütleme Saudi Araabias ja mingites piirkondades on see tootmine lihtsalt nii palju odavam, et Ameerika tootmise mahud ei muuda asja, vaid nende see oma hind on piisavalt palju kõrgem, et kui nad selle mahuga löövad lõhki turu, siis nad lähevad ise pankrotti. Aga nad liiguvad selles suunas, et mahtusid suurendada, mis muidugi ka tekitab hinnalangust. Aga kuhu selles kõikides tekkivates uutes majandusblokkides kuulub Venemaa? See on meie jaoks kõige keerulisem küsimus. Aga selle ümber käibki ju praegu põhimadin. Selle ümber käibki Ukraina rahu läbirääkimised. Jah, Venemaa on praegu oma majanduse suuresti üles ehitanud kogu sõjatööstusele, et kindlasti on see nende jaoks suur probleem, kui nüüd nende huvides kindlasti ei ole seda lõpetada, sest et neil vabaneb seal hulk võitlejaid, kellele on vaja leida tegevust ja palka maksta ja siis sõjatööstus, mille najal majandus püsib. Ehk kuhu ta paigutub, et ma arvan Eesti jaoks, Euroopa jaoks jääb ta igal juhul agressoriks loota, et sealt et Venemaal kuidagi lõpeks selline maailmavallutus ja teiste riikide vallutuse soov, et seda oleks, ma arvan, naiivne loota, ehk et meie peame arvestama sellega, et meie naaber on agressor, kes soovib teiste või oma naaberriike kahjuks rünnata ja selleks valmis olla, ehk et meie kuulume Euroopasse, meie liitlased on ja loodetavasti suhted paranevad või kokkulepped tekivad ka uuesti USA-ga ja see on see maailm, kus meie peame suutma hakkama saada ja elada, et kuidas see Venemaa ja Hiina omavahel, praegu võiks öelda, et ikkagi Hiina toetab Venemaa vähemalt osaliselt Venemaa poliitikat, kui me näeme Ukraina taustal. Ja kellelgi meil ei ole naiivsust, et Venemaa muutuks paremaks riigiks, kui ta on eluaeg olnud ja naabritele ohutumaks, aga ma tahan öelda ikka uuesti seda, et kogu Trumpi välispoliitikale eesmärk on Hiina isoleerimine ja Hiinalt seljataguse äravõtmine nii Aasias kui me räägime Venemaast kui ka Lõuna-Aasiast, kui India mõttes, Ladina-Ameerika mõttes ja nad töötavad selle nimel, et lahutada Hiina-Venemaa liit ära. Ja kui te vaatate, mida soomlased juba räägivad sellest, kuidas Venemaaga tuleb ikkagi ka ju kuidagi läbi saada, eks ole, et soomlased on sellest asjast aru saanud, kuhu asi suundub ja ütleme niimoodi, et kui Trumpi rahuplaan Ukrainas töötab nii, nagu tema eesmärk on, siis sõltumata sellest, mis Ukraina kohta või Ukrainas kokku lepitakse, siis lõppeesmärk on see Venemaa tõmmata Hiina mõjusfäärist ära. See ei tähenda, et on hea partner ameeriklastele või eurooplastele, aga mingil moel ta tõmmatakse Hiina mõjusfäärist ära. Ja meile see ka sobib. Meile see kindlasti sobib, sellepärast, et senikaua, kuni Hiina ja Venemaa on omavahel tihedalt koos, senikaua on Venemaa palju ohtlikum. Ja selline oli tänane välistund. Külas olid eks-rahandusministrid Martin Helme ja Mart Võrklaev. Saatejuht oli Indrek Kiisler ning kuulmiseni. Välistund. Vikerraadio.